Minult on ikka küsitud, et mida te seal kirjutamise töötoas teete ja kuidas see välja näeb. Ja paljud kõhklevad, lükkavad edasi seda tulekut, et nagu peaks, veidike nagu kõnetab, aga no teinekord las ta praegu jääb. Aga mida me siis seal teeme, see on üles ehitatud, see kirjutamise töötuba 1,5 tundi või siis tund. Ta on üles ehitatud nagu koolitunni siis struktuurile põhimõtteliselt. Kõigepealt on sissejuhatus tundi, häälestus. Seal on mitu varianti, kas teeme mõistekaardi antud juhul, kaardistame, kus me parasjagu oleme omadega, või ma jutustan paar mõistulugu või me lihtsalt räägime naiste juttu antud teemal. Siis põhiosa on, ma teen väikese meditatsiooni, sa oled selleks ajaks juba suve, see on minu ülesanne, ära muretse selle pärast. Väike meditatsioon ja sellesse teemasse sügavuti sisse minek. Täpselt nii sügavale lähed, kui sa sel hetkel oled valmis minema. Ja siis sa seal meditatsioonis, selles pildis, sa vaatad, nagu saad infot. See info tuleb ise, ära muretse selle pärast, ta tuleb. Ka vaikusest, kus tundub, et mitte midagi ei tule, sealt ühel hetkel ikkagi tuleb infot. Ja seejärel tuleme meditatsioonist välja ja me kirjutame nähtu kuuldu endale ülesse ja sa lased selle sule paberil vabalt siis voolama või et see info tuleb ise ja tuleb rohkem isegi infot, kui sa selles meditatsioonis nägid. See info tuleb kas sinu kõrgemalt minalt või alateadvusest, igal juhul ta tuleb ja enamasti see alati üllatab kirjutajat. Ja see on väga vabastav, see on uut siis vaatenurka andev, maailma avardav. Siis sellele järgneb jagamise osa. Igaüks jagab täpselt nii palju, kui ta tahab. See jagamise osa on alati kõige kosutavam osa sellest protsessist. Sa saad aru, et sa ei ole üksi oma probleemiga või mingi asjaga. Sul on teiste naiste toetus, konfidentsiaalsus on tagatud, kõik, mis ruumis toimub või räägitu, jääb sinna ruumi. Ja sa ei pea tundma häbi või midagi sellist tunnet, sest sa saad aru, et aga ma selles mõttes ei ole ainulaadne, et ainult mina kogen seda. See on paljude ühisosa ja siin ei ole midagi häbeneda. See tuleb lihtsalt vaadelda ja lahti lasta. Ja nii lihtne see ongi. Ma julgustan sind tulema ja sa alati võid mulle kirjutada või helistada, et saada siis kindlustunnet või tuge, et kas see on sulle. See on sulle, kui sa oled huvitatud iseendast, julged vaadata iseendasse, avardada oma teadmist, eriti siis, kui sul selles kohas, kus sa praegu oled, midagi kripeldab või midagi ei ole päris nii, nagu sa tahaks. Kohtumiseni.